tere õhtust, head võrkpallisõbrad! Postimees alustab siis otseülekannet Tartust, Tartu Ülikooli spordihoones, kus siis on algamas Eesti naiste meistrivõistluste finaalseeria teine kohtumine ja kohtuvad siis Kohila võrkpalliklubi ja Tartu naiskond. Esimene mäng lõppes siis Kohila naiskonna kindla 3-0 võiduga, aga teine mäng siis annab selgust, kes võitmas on. Ja Tartu võistkond koosseisus Kerti Külm, Laura Reiter, Liis Noormets, sidemängija, Renate Pikk, number 10, Ingris Suvi ja number 16 Kadi Mädi ja libero Liina Kais. Ja Kohila naiskond peaks ka siis alustama oma tavapärases koosseisus. Ja see mäng on kohe algamas. Ja tänase ülekande toob teieni postimees.ee ja mängu kommenteerib Gert Kärner. Ja tänase mängu kohtunikud on siis Olavi Jõesaar ja Margus Pärsik. Ja kohe annavad siis kohtunikud ka avavile. 0-0, esimene game. Ja Tartu naiskond siis poolfinaalis valistas TTÜ naiskonna otsustavas kolmandas mängus ja Kohila naiskond oli siis parem TLÜ naiskonnast kahes mängus, aga see mäng on algamas ja Kohilalt hea vastuvõtt, Mõnnakmaa tõstab. Ja ilus rünnak, siis esimene rünnak Kohilalt ja see oli siis ilmselt nende võõrlegionär Anastasia Koorina. Ja pallimas Julia Mõnnakmaa ja seis on 1-0 Kohilale. Nii Tartu naiskonnalt hea vastuvõtt, nii nurgarünnak, aga Ingris Suvi oli seal blokiga kinni ja seal oli ees Kertu Laak. Ja seis on siis 2-0. Korduses siis näha, et ilus plokk ees ja Kohila 2-0 juhtimas. Nii, nüüd on jällegi hea vastuvõtt tõsta kõrge Ingris Suvi, palli ja maha Kohila päästab hästi. No nii oli see number 12 sealt ründamas Koorina, aga nüüd siin puterdamist Kohila poole pealt ja punkt Tartule. Ja seis on 1-2. Ja pallima läheb siis Tartu naiskonna poole pealt number 5 Kerti Külm. Nii et nagu näha oli, kaitses Kohila ei suutnud seda palli üles tuua ja Tartu palling oli nüüd Mõnnakmaa tõstmas. Ja keskelt number 11 lõi selle palli punktiks, kelleks võiks olla siis Agnes Karm. Ja kolmas punkt siis Kohilale, nii, aga nüüd servi viga Kohila naiskonna poolt ja 2-3, nii et küllaltki põnevalt see esimene game on alanud. Aga Tartu naiskonna poole pealt pallimas siis number 10, kelleks on Renate Pikk. Planeeriv palling, Kohila ongi raskustes. Number 12, Anastasia Koorina oli vastuvõtuga raskustes ja lõi siis Renate Pikk ässa. Ja seis on siis 3-3. Kordusest näha, et sinna ühed tsooni ebamugavalt kõrguse peale ja ei suutnud Koorina seda palli enam maha võtta. Ja seis on 3-3. Nii, nüüd Kohila jälle vastuvõtuga raskustes. Karpuusina tõstab, Koorina ründab, nüüd on Tartul hästi käes, vaatame Ingris Suvi rünnakut, Kohila on kaitses ja nüüd Kertu Laak üle pika aja saab rünnata ja punktiks oli seal siis ebakorrektne plokk Tartu naiskonnal. Ja pallimas siis Kohila naiskond ja vaatame Tartu naiskonna vastuvõttu nüüd.
pall läheb libero vastuvutus kohe Kohila poole peale, nüüd on kontrapall Kohilale. Aga nüüd võrgu puude ilmselt vilistatakse Tartu naiskonnale, jah. Oli seal siis kas Laura Reiter või Liis Noormets võrgus ja seis on siis 5-3. Ja väike selline paaripunktiline edu on Kohilal olnud. Ja pallimas endiselt Agnes Karm. Nii, Tartul hästi käes. No nii, blokiga oli seal kinni ilmselt Kadi Mägi, vaatame uuesti. Kadi Mägi uuesti blokiga kinni ja seis on 6-3 ja time out Tartule. Ja Tartu naiskond oli siis sunnitud juba aja võtma esimeses tiimis seisul 3-6, sest Tartu naiskond ei ole siis oma rünnakut hetkel maha saanud ja vaatame nende järgnevat rünnakuüritust. Nüüd on hästi käes jällegi. Ingris Suvile tõste seal ebaõnnestus, aga Kohila ei suutnud siis kaitses kokku leppida, kes seda palli mängiks ja Tartule punkt juurde. Ingris Suvile see tõste lühikeseks lükkas sinna 5 tsooni, aga Kohila ei suutnudki siis korralikult seda palli maha võtta. Ja seis on siis 4-6 Tartu naiskonna poole pealt vaadatuna. Ingris Suvi pallimas. Nii, väga hea palling ja ässaks Ingris Suvi seisuks 5-6. Ja ka Ingris Suvi vanemad on täna seda mängu vaatama tulnud. Ja isa Rein Suvi on siis Eesti meeste käsipallikoondise peatreener, kes ka täna seda mängu siin vaatamas on. Ja seis on siis 5-6, vaid 1 punkt on siis Tartu naiskonda lahutamas, aga Ingris Suvi ässaks, et seda näeb ka suhteliselt arva, et Kohila tasemega naiskonnale lüüakse 2 ässa järjest ja hetkel see ka siis juhtunud on ja seis on siis 6-6. Ja vaatame, kuhu tsooni läheb siis Ingris Suvi järgmine serv. Väga hea serv, nüüd on Kohilal enam-vähem seal käes. Julia Mõnnakmäe sealt võrgu kohalt suust raske palli tõstis ette ja Kohila naiskond punktiks. Ja seis on 7-6, 1 punkt minna tehnilisel time-out'ina. Nii, Kertu Laak oli pallimas, nüüd Liis Noormets tõstab, Kadi Mägi blokist out'i ja 7-7. Vabandust, jah, Elisa Peit ja Mõnnakmäe Julia olid seal blokis, aga läks see pall siis blokist out'i. Ja 7-7 päris põnevalt see esimene game on kulgenud. Vaatame, kes saab 8. punkti ja siis läheme tehnilise time-out'ina. Aga Kohila 8-7 ja tehniline time-out. Eesti Võrkpalliliidu meediapartnerid on Postimees, Kanal 2, Kanal 12, Raadio Elmar. Parim valik selge see, ehituse ABC. Veespa, Tartus Riia 2. Ja esimene tehniline time-out läbi ja seis on siis 8-7. Kohila naiskond juhtimas ja Kohila naiskond
ise ka pallimas ja selleks oli siis number 10 Tatjana Karpušina. No nii, Tartu rünnak siin ei jää maha, Kohila saab sellise pehme rünnaku teha ja lähebki see pall siis outi, näitavad kohtunikud. Ja seis on 9-8 Tartule ja ka rahvast on siin päris palju täna vaatamas. Naiste esimene finaalmäng siis Tartus täna, 8-8. Nii, aga ässaks jällegi ja nüüd on siis õige seis 10-8, peaks olema väike segadus, siin tablool oli vahepeal. Vabandust, jah, 9-8. Aga juba siis lühikese aja jooksul lüüakse kolmas äss Kohila naiskonnale. Ja uuesti pallimas siis Tartu naiskond ja vaatame nüüd Kohila vastust. Aga ei saa Kohila rünnakust asja ja Ingris Suvi tagant liinist. No nii, Kohila päästab, aga natuke pehme pall sealt võrgu kohalt. Renate Pika poolt ja Kohila tõi selle ära. Nüüd on siis pallimas, vabandust, ründamas jällegi Kohila. No pall on täna päris kaua siin õhus, vaatame, kes selle rünnaku vastutuse võtab, Ingris Suvi. Aga jäi see pall maha, jah, Ingris Suvi lõi blokki ja seis on siis 9-9. Ja väga pikk pallivahetus oli ja seis on siis 9-9 ja vaatame Kohila naiskonna servi ja selleks võiks olla number 15 Liisa Peit. Nii, Tartul on hästi käes. Aga ei jää Tartu rünnakud maha, Kadi Mägi tagant liinist proovis rünnata. Aga nüüd on siis blokk ees. Tartu naiskonna blokk ja seis on siis 10-9. Väga ilusasti positsioneeritud blokk ja Kohila naiskonnal ei olnud selle palli enam kuskile panna ja seis on 10-9 Tartule. Nii et päris põnevalt see esimene game kulgenud on. Aga nüüd jah, sellisel momendil eksitakse serviga ja see oli siis number 9 Liis Noormets, Tartu naiskonna sidemängija. Ja 10-10 esimeses game'is. Nii, Liina Kaisilt hea vastuvõtt. Keskelt Tartu naiskond punktiks ja selleks võiks olla Renate Pikk. Ja 11-10. Ja Tartu naiskond pallimas ja selleks on siis number 5 Kerti Külm. Ja tulemas jällegi selline planeeriv palling, aga outi nüüd hakkavad siis Tartu naiskonda servivead kimbutama ja vahetus Kohilal Mõnnakmaa välja ja number 5 Silvia Pertens, kui nimede numbrid klapivad, peaks väljakule tulema. Ja Silvia Pertens siis pallimas seisul 11-11 esimeses game'is. Nii, planeeriv palling, Kadi Mägi võttis vastu, Ingris Suvi saab rünnata ja blokist out Ingris Suvi. Ja seis on siis 12-11. Kordusest on hästi näha, et pikki piiri blokist outi. Ja seis on siis 12-11, Tartu naiskond dikteerimas selle esimest game'i. Kohila naiskond tundub natukene krampis olevat. Ja pallimas siis Renate Pikk, aga no kas tõesti tänu servi vigadele Tartu nüüd selle esimese game'i lõpus siin kaotab, et juba 3 servi viga kodusaalis lühikese aja peale, seda on liiga palju. Ja tagasi vahetus siis. Vabandust, jah, ikkagi selline vahetus, et Katleen Kangur pallima ja välja tuli siis Agnes Karm. Aga nüüd siis vilistatakse kate ilmselt, vaatame kordust, mida ka väga harva vilistatakse. No nii, kui ma õieti kohtuniku žestist aru sain, siis see oli kate. Vaatame kordust veel, et kui mängija ei näe siis ei pallijat ega palli trajektoori, siis vilistatakse kate, et hetkel esimene kohtunik Olavi Jõesaar Kohila naiskonnale selle vilistas ja seis on 12-12. Vabandust, 13-12. Ingris Suvi pallimas, Kohilal hästi käes. No nii, Tartult hea kaitse, nüüd on siis kontropall Kohilal, et vaatame, kuidas see lahendatakse, kas keskele, ei.
Kertu Laak ja lööb punktiks seisuks 13-13. ja 13-13 esimene game ja punkt-punkti mäng hetkel käimas. Tartu Ülikooli spordihoones naiste meistrivõistluste finaalseeria teine kohtumine. Ingris Suvi nüüd on päris palju rünnakukoormust saanud ja nüüd läks see rünnak siis keset võrku. Vaatame kordusest, et jättis selle palli natukene liiga alla ja ei saanud rünnakust asja ja 14-13 Kohila üle pika aja taas juhtimas. Planeeriv palling, ilmselt oli see Kertu Laak, kes pallis nüüd. Tartul jälle rünnakust väga asja ei saa, et vaatame Kohila naiskonna vastust. Aga ollakse blokiga raskustesse, nii et Tartu blokk on küllaltki korrektne hetkel olnud ja Kohila ei ole midagi lihtsalt siit palli maha saanud. Aga Tartu rünnak, nüüd on siis Kohila blokk ees ja ilmselt oli see Kadi Mägi, kes blokki lõi. Ja 15-13. Tartu naiskonnal siin jah, mõned rünnaku eksimused, 3 servi viga ja ollaksegi siis juba ise 2-punktilises kaotusseisus. Ja pallimas siis Kertu Laak. Nii, Liina Kaisi peale, libero võttis vastu, siis Kadi Mägi saab rünnata jälle. Nüüd siis 2 ploki vahelt punktiks. Number 10, vabandust jah, Kadi Mägi on siiski meil number 16. Ja seis on siis 14-15, 1-punktiline kaotusseis hetkel. Nii, hästi on Kohilal käes, aga rünnakust asja ei saa, tõste Kertu Laagile sinna madalaks ja Tartu vastus ka nüüd väga tugev rünnak ei olnud, et vaatame, kes nüüd seal võrgu kohal võitjaks jääb. Kohilal kontrapall keskele ja punktiks ja 16-14 tehniline time-out. 16-14. Eesti Võrkpalliliidu meediapartnerid on Postimees, Kanal 2, Kanal 12, Raadio Elmar. Parim valik selge see ehituse ABC. Veespa, Tartus Riia 2. Ja 16-14 esimene game ja Kohila naiskond väikest edu hoidmas siin ja kui siin game'i alguses kippus dikteerima Tartu, siis hetkel on Kohilal 2-punktiline edu ja vaatame Tartu lahendust nüüd. Libero Liina Kais vastuvõtuga raskustes, järjekordne kontrapall Kohila ja seda ei lööd ära, sest Tartu libero on kaitses hea jällegi ja vaatame nüüd seda lahendust Kohilalt, aga pikki piiri seekord libero Liina Kais ei ulatunud selle pallini ja punkt Kohilale ja seis on juba siis 17-14. Nüüd on siis Tartu naiskond rünnaku mahasaamisega hädas ja vaatame, kas järgmisest rünnakust saab asja, aga nüüd siis vilistati veel asetusviga ka takka otsa Tartu naiskonnale ja time out Tartule. Ja asetusviga siis vilistati Tartu naiskonnale, nii et esimeses skeemis näeme sellist harva nähtavat asja, et vilistati nii katteviga kui ka asetusviga siis
katteviga Kohila naiskonnale, asetusviga Tartu naiskonnale ja seis on 18-14. Kohila taas pallimas, nüüd on väga pikalt Tartu naiskond punktide osas kuival olnud, ei tule ka siit punkti, sest võrgu kohal on plokk ees ja seis on juba 19-14. Ei ole see serv nüüd Karpuusnal nüüd väga ohtlik, aga ikkagi Tartu naiskond ei suuda siis korralikult rünnakule minna ja punkte ei tule. Nüüd ollakse vastuvõtuga raskustes ja nüüd täielik puterdamine siin Kadi Mägi ja Liis Noormetsa vahel ja seis on juba 20-14 ja tulemas ka vahetus. Ilmselt tulemas siis number 6 platsile Elis Vennola ja number 15 Krista Kotselainen, aga hetkel neid vahetusi veel ei tehtud. Nii Noormets tõstab. No nii ei jäänud see ründelöök Tartul maha, aga nüüd siis jällegi Kohila naiskond punktiks ja 2 vahetust tulemas. Elis Vennola ja Krista Kotselainen välja, siis ilmselt tulevad Liis Noormets ja Ingris Suvi. Ja pallimas siis juba ei tea mitmendat korda Kohila naiskond ja number 10 oli see Tetjana Karpuusina. Kohila jällegi kaitses ja Mõnnakmäe tõstab. No nii, ei jäänud ka see Kohila ründelöök maha, ka Tartu naiskond nüüd puterdamas siin. Kontrapall jällegi Kohilale. Ja selline kõks jäi siis maha Tartu naiskonna poole peal, aga ilmselt tulemas siin number 1 Ingrid Kiisk mängu ja väljakult tuleb ära number 5 Kerti Külm, nii et 3 põhi koosseisu mängijat on juba Andrei Ojamets välja vahetanud. Nii, väike jutuajam siin teise kohtuniku ja Tartu peatreeneri vahel ja mäng saab jätkuda. Nüüd vist juba varsti on 10 punkti järjest Kohila naiskond siin saavutamas. Nii on ja publik on ka siin juba äraootavate nägudega, et mis Tartu naiskonnas toimub, et 23-14 on seis, et oli seal seis 14-13 nende kasuks. Nii, aga Kohila naiskond pallimas ja selleks on siis number 10 Tetjana Karpuusina. Nii, kas nüüd saab keegi palli maha? Ingrid Kiisk vasaku käega. Ei. Kohila naiskonna kontrapall jällegi. Number 5 nurgast. Kohila naiskonnas ebaõnnestus. Ja selleks oli rünnatul Silvia Pertens, aga nüüd Ingrid Kiisk vasaku käega sinna ebamugavalt viiatsiooni punktiks ja järjekordne vahetus läheb siis mängu. Läheb mängu siis Tartu Ülikooli naiskonnal uus mängija ja selleks on siis Laura Luik. Ja välja tuli siis Laura Reiter. Vaatame nüüd Laura pallingut. Kohila raskustes vastuvõtuga. No nii, Silvia Pertens jällegi punktiks ja 24-15. No nii, Laura Luik uuesti välja ja Laura Reiter sisse. Ja seis on siis 24-15 ja oleme siis 20 minutit mänginud esimene game pall, nüüd on Tartul hästi käes. Krista Kotselainen tõstab keskelt, tõstab madal Renate Pikale 25-15 ja jääme ootama teist game'i. Vaata Unibetis enam kui 30 000 võistluse tasuta otseülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. VVH esitleb Roto katuseaknad. Pargi Europargis toetad Eesti võrkpalli. Eesti võrkpalli toetab Zone.ee. Pallid toob kohale ABC Rent. Kiire ja lihtne autorent. Eesti Võrkpalliliidu meediapartnerid on Postimees, Kanal 2, Kanal 12, Raadio Elmar.
selge see ehituse ABC. Veespa, Tartus Riia 2. Võrkpalli toetab Bigbank. Eeden, terve pere paradiis. No nii, oleme jõudnud teise game'i Eesti naiste meistrivõistluste finaalmäng ja esimene game siis Tartu naiskonnale lõppes päris suure hävinguga, et seisult 14-14 enam punkti ei saadud ja kaotati siis 15-25 ja teine game ja Julia Mõnnakmäe pallimas. Aga outi Julia palling ja 1-0 Tartule. Ja eelkõige siis Tartu naiskond oli oma rünnakuga hädas jällegi esimese game'i lõpus ja kui game'i algus oli väga ilus Tartu naiskonna poole pealt, siis lõpp kukkus ära. Aga jällegi esimese game'i algus oli sama, et Tartu naiskond punkti on saanud siin servidest, ässadest ja järjekordne äss löödi siis Kohila naiskonnale. Ja 2-0 Tartu naiskond juhtimas ja publik siis kodupublik järgutamas Tartu naiskonda. Ja Ingrid Kiisk oli pallimas, kes on ka siis platsile jäänud, tundub, võrreldes esimese game'iga. Tartu rünnak oli jällegi pehme, vaatame Kohila naiskonna vastust. Tartu on kaitses ja Kadi Mägi ründamas. No nii, Kohilal on siis võimalus number 12 plokist outi ja selleks on Anastasia Koorina. Üks Kohila võõrleegonäridest siis. Ja seis on siis 2-1. Nii, Tartu naiskonnal hästi käes, vaatame nüüd Kadi Mägi rünnakulahendust. Kuidagi pehmeks jäävad ikka Tartu rünnakud ja Kohila nopib need pallid sealt kõik ära ja keskelt Renate Pikk punktiks. Ja seis on 3-1. Et keskelt on küll Tartu naiskonna rünnakud hästi toiminud ja seis on siis 3-1. Tartule. Ja Tartu naiskond pallimas. Ja punktitooja Renate Pikk pallimas. Nii, Kohilal enam-vähem käes, Mõnnakmäe tõstab. Oli see Kertu Laak, kes outi ründas, 4-1. Nüüd siis ei ole Kohila oma rünnakut käima saanud ja 4-1. Ja pallimas endiselt Renate Pikk, et väga hea palling oli ja Kohila naiskond ründas outi. Nagu ka Renate Pikk servib outi ja 2-4, et servi vead jällegi ja kimbutama on Tartu naiskond ilmselt hakkamas siin teises game'is, et eelmine game oli ka just nüüd samad 3 servi liga seal game'i keskpaigas ja peale seda Kohila läkski siin oma teed. 4-2 on seis. Nii väga lihtne serv nüüd Tartu naiskonna poole peal, aga vaatame Tartu naiskonna lahendust.
oli see Ingris Suvi, kes punkti tõi ja 5-2. Selline väga kerge kõkk siis Kohila naiskonna poole peale ja kaitses siis ei suutnud Julia Mõnnak enam päästa seda palli. Ja pallimas siis seisul 5-2 Tartu naiskond. Ja Ingris Suvi. Nii Kertu Laak saab rünnata ja jäävad sellised pehmed kõksud maha nii mõlemile poole hetkel, et ja seis on siis 5-3. Ja 2 punkti siis hetkel Tartu naiskonna edu ja pallimas siis Kertu Laak. Nii, nüüd on Tartu naiskond vastuvõtud raskustes. Ingris Suvi ründab, aga ei jää see pall Kohila naiskonna platsi peale. Number 12, kõrge kaarega Hanita Anastasia Koorin, aga see maha jää. Ja oli see Kadi Mägi, kes pikki piiri palli punktiks tõi. Ja teine game 6-3. Ja kordusest näha siis Kadi Mägi löök veel. Nii, aga mäng on siis jätkumas, Tartul suurepärane kontrapall. Ingrid Kiisk ründas, aga see pall maha ei jäänud ja nüüd selline ebastandardne lahendus keskelt Kohilal Elisa Peit ja punktiks, et selline pool rünnak, pool hani ja Tartu naiskond oligi võimetu. Ja 6-4 Tartu naiskond juhtimas ja pallimas siis Kohila naiskond ja Tetjana Karpušina. Aga auti kipuvad täna mõlemi naiskonna liikmete pallingud minema ja seis on 7-4. Ja pallimas siis Tartu naiskond. Nii, hästi on Pille Vahtral Kohila liberal käes, aga järjekordne ani kukub siis Tartu naiskonna poole peale, et selle julgestusega on viimastel pallidel Tartu probleem olnud ja sinna kolmetsooni nüüd pallid maha kukuvad ja 7-5 ei ole siis Tartu naiskond 2 punktist enamat edu saavutanud. Elisa Peit pallimas, nii, nüüd on Liina Kais vastuvõtuga raskustes, otsitakse Ingris Suvi. Nii, nüüd on kontrapall siis Kohilal ja Kertu Laak diagonaali punktiks. Ja seis on siis 6-7. Ja 1 punktini siis hetkel Kohila naiskonna kaotusseis. Elisa Peit pallimas. Aga auti ja tehniline time-out. Eesti Võrkpalliliidu meediapartnerid on Postimees, Kanal 2, Kanal 12, Raadio Elmar. Parim valik selge see ehituse ABC. Veespa, Tartus Riia 2. Nii, teine game 8-6 Tartu naiskond siis juhtimas ja Tartu ka pallimas 2-punktilises eduseisus. Nii, aga auti läheb jälle kõrge kaarega see palling ja selleks võis olla siis number 9, Liis Noormets. Aga Julia Mõnnak peab pallimas. Nii, Tartul hästi käes, kas tuleb tõste keskele, nii on ja Renate Pikk punktiks, et ei ole küll väga pikka kasvu see Renate Pikk, aga küllaltki osav ja
jällegi punktis keskelt Renate Pikk. Ja seis on 9-7. No nii, jällegi servi viga, et neid on liialt palju Tartu naiskonnal selles mängus ja seis on 9-8. Veel on siis Tartu naiskonna edu. Ja pallimas siis Kohila naiskond ja Anastasia Koorin oli see. Nii, aga nüüd on pall mängus ja Tartu naiskonna kontrapall. Kadi Mägi rünnak ei jää maha, Mõnnakmaa tõstmas. Kertu Laak ja jällegi tõksab Kertuse palli maha ja 9-9. Ja time out Tartule. Ja Tartu naiskond oli siis sunnitud juba 9-9 seisul kasutama esimest time-outi, sest liialt palju lihtsalt palle on Tartu naiskonna poole peale kukkunud ja hetkel samamoodi. Kohila naiskonna punkt 10-9. Nüüd on jällegi see mõõnaseis Tartu naiskonnal, et keegi ei saa palli maha. Ja pallimas siis Anastasia Koorina. Aga outi seekord palling ja seis on 10-10. Ja Tartu naiskond pallimas ja Renate Pikk ja eelkõige oleks see palling vaja siis kuidagi viisi nüüd raamidesse saada, et järjekordne servi viga oleks juba ilmselt liiast. Ja Renate Pikk pallimas. Nii, ongi Kohila vastuvõtuga raskustes, aga seal Kadi Mägi ei saanud seda palli sealt võrgu kohalt ära lahendatud ja järjekordne kaitsepalli kukub Tartu naiskonna poole peale, selline lihtne pall ja 11-10 Kohilale. Ja pallimas siis number 11 Agnes Karm. Nii, Tartul hästi käes, Ingris Suvi üle pika aja saab rünnata, aga jällegi kuidagi pehme oli see ründelöök ja number 10. Tetjana Karpušina lööb nüüd plokki. Ja 11-11. Nii et pallimas siis Tartu naiskond. Ja Ingris Suvi. Aga outi järjekordne servi iga Tartul ja 12-11. Et huvitav, et kodusaalis nüüd Tartu naiskonnal nii palju servi vigu tuleb. Ja vahetus Elis Vennola sisse ja Ingris Suvi välja. Ja seis on siis 12-11 Kohilale. No nii, Kertu Laagi palling saadakse kätte Tartul, aga rünnak oli ka selline pool pehmekene jällegi ja punktiks oli see ilmselt Kadi Mägi, kes punkti tõi ja vahetus. Kadi Mägi välja ja number 5 Kerti Külm pallima. Ja seis on 12-12. Nii, siia viietsooni oli see Karpušina, kes vastu võttis, aga rünnakus Kohila Lassa ei saa keskelt, nüüd tõste ebaõnnestub Tartul. Mõnnakmäe lükkab ise selle palli Tartu naiskonna poole peale, aga outi lükkab selle. Julia Mõnnakmäe tahtis sellist kavalat punkti saada, aga läks see pall outi. Koht oli küll hea, aga läks outi. Ja 13-12 Tartule. Nii, Kohila naiskond vastuvõtuga raskustes. No nii lükkab sidemängija Liis Noormets punkti
Kohila naiskonna poole peale lihtsa punkti, lihtsa hani ja 14-12 ja time out Kohilale. Teine game ja 14-12, Tartu naiskond siis juhtimas. Nii, Kohila seekord hästi käes, Mõnnakmaa tõstab, keskelt jällegi tõsta ebaõnnestub. Nii, suurepärane kaitsepall Tartule, et vaatame, kas tuleb ka rünnakupunkt ja Kiisk blokist outi ja 15-12, Ingrid Kiisk. Ja publik on ka siin Tartus juba väga kõva hääd tegemas, sest kodunaiskond on 15-12 juhtimas. Nüüd on Kohila rünnak hambutuks jäänud ja kuidagi ei tule rünnakus punkte, nii hästi on käes Kohilal, aga Kertu Laak võrku ja seis on 16-12 tehniline time out. Eesti Võrkpalliliidu meediapartnerid on Postimees, Kanal 2, Kanal 12, Raadio Elmar. Parim valik selge see, ehituse ABC. Veespa, Tartus Riia 2. Kuusteist 12 teine game ja pallimas siis Tartu naiskond ja 4-punktiline on siis Tartu naiskonna edu. Nii, Kohila on veidikene vastuvõtuga raskustes ja nüüd siis number 10 Tatjana Karpušina punktiks oli seal väike ploki rikossett, ploki puude ja Tartu naiskond kaitses ei suutnud maha võtta seda. Ja läheb pallima siis Karpušina. Tartu on vastuvõtuga raskustes, nurgarünnak Ingrid Kiisk. Aga outi näitavad kohtunikud. Läheb selle vasakukäelise mängija rünnak ja seis on siis 16-14. Ja Tartu naiskond siis paar punkti nüüd järgi andnud, et vaatame järgmist lahendust, aga outi number 10 Tatjana Karpušina. Ja 17-14 Tartu naiskonnal oli see jällegi väga vajalik punkt. Ja Tartu naiskond pallimas. Ja ässaks 18-14 ässaks Tartu naiskonna serv ja 4 punkti on edu. Ja täpselt siia viietsooni ristnurka. Ja pallimas endiselt siis Tartu naiskond. Nii, see oli Eelis Vennole ilmselt, kes pallis. Aga nüüd blokiga on seal raskustes Kohila naiskond ja ei suudagi kaitses enam Kohila naiskond. Koorin oli seal bloki ja Karpušina kaitses ei suutnud selle palli maha võtta ja time out Kohilale.
ja teine game, naiste finaalmäng ja 19-14 Tartu juhtimas, aga nüüd võrgu kohalt ei suutnud Renate Pikk seda laheneda lihtsalt palli ja Tartu naiskond ikkagi Liis Noormets ja blokist auti ja nüüd siis hakkab vastupidiselt esimesele game'ile siin Kohila ära lagunema selles game'is, et esimeses game'is lagunes siis Tartu täielikult ära. Nüüd ei saa Kohila naiskond palli maha. Palli punktiks. Nii, Pille Vahtra võtab vastu, Mõnakne tõstab väga ilus kiire tõste. Eliisa Peidi ründalööke ja maha. Nüüd on Tartult selline pehme rünnak, vaatame, mis vastus tuleb Kohilalt. Oli see siis Anastasia Koorina punktiks. Diagonaali 20-15, veel on Tartu naiskond juhtimas. No vaatame, kas Tartu naiskond saab selle finaalseerias vähemalt esimese ühe game'i kätte, et 5 punkti on neil minna. Nii, Liina Kais vastuvõtuga raskustes. Ingrid Kiisk vasakuga ja vasaku käega blokist auti. Ja 21-15. Nii, võtab vastu siis Karpušina. Ja Kohilale punkt jällegi, 16-21. Kordusest on näha siis, et blokist auti. Julia Mõnnakmäe, aga auti. Ja Kohilal on nüüd servi vigu päris palju olnud ja 22-16. Ja pallimas Tartu naiskond. Nii, Kertu Laak võtab vastu, aga ebaõnnestud nüüd Mõnnakmäe tõsta ja ei saa ka kaitses enam palli kätte ja 23-16, et harva nähtav seis nüüd, et Kohila naiskond nii ühes game'is nii taga oleks siin 7 punktiga, et seda ka väga harva näeb. Aga hetkel see nii on Tartus, 23-16. Ja Tartu naiskonnal siis 2 punkti minna game'i võiduni. Nii, Mõnnakmäe tõstmas. Aga Kertu Laak auti ja kuidagi kõrgeks jäävad Kertule need tõsted ja jälle ei saanud rannet peale ja auti see rünnak läheb. Nii et Kohila võistkonna liidri Kertu Laagi panus on väga väikseks jäänud küll täna. Aga võrku siis Ingrid Kiisk ja 17-24 Kohila naiskond paneb siis mängu Tartu naiskonna esimese game palli ja seda läheb mängu panema Silvia Bertens, kes vahetuses sekkub. Nii, peaaegu ässaks, aga Tartu naiskond suudab päästa, vaatame Kohila lahendust. Kertu Laak pikki piiri ja seis on 18-24. Ja järjekordset Tartu Ülikool Edeni naiskonna game palli läheb mängu panema Silvia Bertels. Nüüd on siis kontrapalli võimalus Kohilal ja keskelt punktiks ja time out Tartule. Ja 24-19 ja Tartu naiskonna kolmandat game palli läheb jällegi mängu panema Silvia Bertens. Nii, Tartu vastuvõtuga raskustes. Renate Pikk anitab, seal on muidugi väga pikk Agnes Kadam vastas ja 20-24, et
selline see naiste võrkpall on, et 4-5 punkti ühele poole, siis 4-5 punkti järjest teisele poole ja vaatame, kuidas Tartu naiskond nüüd sellest olukorrast välja tuleb, et neil on kasutada gamepall, aga rünnakut ei saada maha. Mõnnakmäe tõstmas. Nii, number 10 oli see Tatjana Karpusin, et kui oli siis seis siin 24-16, siis hetkel on 24-21 vaid. Ja mõlema naiskonna time-out'id kasutatud. Silvia Bertens siis paneb mängu järjekordset gamepalli Tartule. Renate Pikk tõstab. No nii, rünnak pehme Tartul, mis lahendus? Võrgus nüüd keegi seal. Kohila naiskonnast ja 25-21 jääme ootama kolmandat game. Vaata Unibetis enam kui 30 000 võistluse tasuta otseülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. VBH esitleb Rotto katuseaknad. Pargi Europargis toetad Eesti võrkpalli. Eesti võrkpalli toetab Zone.ee. Pallid toob kohale ABC Rent. Kiire ja lihtne autorent. Eesti Võrkpalliliidu meediapartnerid on Postimees, Kanal 2, Kanal 12, Raadio Elmar. Parim valik selge see ehituse ABC. Veespa, Tartus Riia 2. Võrkpalli toetab Bigbank. Eden, terve pere paradiis. No nii, Eesti naiste meistrivõistluste finaalmäng. Selles seerias teine Tartus kohtumine toimub ja hetkel siis 1-1 seis gameidega, et Tartu naiskond suutis siin game'i siis vähemalt küll kätte saada selles mängus, et loodetavasti tahavad enamat ka. Või siis tahab seda enamat kahte game'i nüüd Kohile saada, et vähemalt tund aega peaksid selle mängu tulemuse siis tooma meile. Ja pallimas siis Tartu naiskond ja Liis Noormets. Nii, Kohilal hästi käes, Mõnnakmäe tõstab. Väga võimas rünnak, bloki ladvast kukub pall maha ja oli see siis number 12 Anastasia Koorina. Ja 1-0 Kohilale. Nii, Tartul enam-vähem serv käes. Ingrid Kiisk aga auti nüüd keeras liiga palju vasaku käega ja auti läks see pall ja seis on 2-0 Kohilale.
Tartu nüüd vastuvõtuga raskustes. Liis Noormets lükkas lihtsalt palli üle, mis vastus Kohilat tuleb. Kertu Laak blokki. Elis Vennala blokki ja seis on 1-2. Ja pallimaa number 1 Ingrid Kiisk. Ja Tartu naiskond siis 1-punktilises kaotusseisus. Nii Kohila vastuvõtuga raskustes. Kertu Laak juba ei tea mitmendat Ani panemas sinna Tartu naiskonna poole peale ja jääb see pall maha. Sinna 6 tsooni ja Tartu naiskond on võimetu 3-1. Auti näitavad kohtunikud ja Anastasia Koorina. Ja seis on 3-2 Kohilale. Ja pallima läheb siis Renate Pikk Tartu naiskonnast. Nii, sinna 1 tsooni. Kohilal on hästi käes ja rünnak keskelt õnnestub ja seis on 4-2. Ei olnud siin Tartu peatreener ilmselt ploki tegevusega rahul ja punkt tuli Kohilale 4-2. Nii, Liina Kais võtab vastu nüüd. Noormets tõstis keskelt ja tuli siis punkt juurde Tartule. Laura Reiter. Ja pallimas on Elis Vennala. No nii, Kohil on vastuvõtuga raskustes. Kertu Laak tõstab tagant liinist 3. blokki number 10 Karpušina ja 4-4. Ja Elis Vennala pallimas. Seisul 4-4. Kohila vastuvõtuga raskustes. Kertu Laak tõstmas. Mõnnakäe lükkab lihtsalt üle, vaatame, kas läheb keskele uuesti tõsta, ei. Kadi Mägi ühesesse Kertu Laagi blokki ja läks sinna piki piiri lööma ja 5-4, et võib-olla oleks siin Tartu võinud temporünnakud keskelt proovida, et eelmine temporünnak tõi punkti, aga selline lahendus Tartu naiskonnal oli ja 5-4 Kohilale. Nii, Tartu naiskond ise vastuvõtuga raskustes. Kadi Mägi uuesti ründamas. Nii, Kohilal kaitsesse pall käes ja Kertu Laak blokkist auti. Seisuks 6-4. Ja Kertu Laak pallimas. Nii, Tartu naiskonnal hästi käes, nüüd tuleb keskele tõste, aga ei jää see maha, nüüd on uuesti kontrapall Tartul, vaatame kuhu Noormets tõstab uuesti keskele. No kas läheb see pall auti, nii on Tartu naiskonna punkt. Nii ja pallimas siis Kadi Mägi. Number 16. Nii on Kohila võõrlegionärid vastuvõtuga täna suurtes raskustes ja hetkel siis Tartu ründab ja Kohila päästab ja plokk ees jällegi ja seis on 6-6. Plokk ees Kohila rünnakul ja 6-6. Ja pallimas Tartu naiskond. Nii, aga ässaks jällegi ja see on juba selle mängu siin 5. või 6. äss. Ja 7-6 Tartule. Ja ässaks uuesti 8-6 ja tehniline time-out. Eesti Võrkpalliliidu meediapartnerid on Postimees, Kanal 2
Kanal 12, Raadio Elmar. Parim valik selge see ehituse ABC. Veespa, Tartus Riia 2. Ja kolmas game siis Tartu Ülikooli spordihoones Tartu ja Kohila naiskond mängimas ja finaalseeria teine mäng. Ja vaatame nüüd Kohila rünnaku lahendust. No nii võrgu kohal seal päästetakse, aga ei saanud punkti, naiskond punkti ja blokk jällegi ees on seal number 10 Tetjana Karapussinal ja 9-6. Selles game'is siis Tartu naiskond väga korrektselt blokki näitamas, aga vahetus number 10 välja Karpussina ja platsile Silvia Bertens. Nii et Tartu naiskond 9-6 juhtimas. Nii, oli see Kadi Mägi, kes servis Kohila jällegi vastuvõtuga raskustes. Koorina seekord punktiks. Seisuks 7-9. Eelkõige on siis Kohila naiskond selles mängus vastuvõtuga hätta jäänud ja sellepärast ei tule ka korralikke rünnakuid. Hetkel tagapliinis küll Koorina oma võistkonna päästis ja väga vajalik 7 punkt Kohilale. Nii, Tartul hästi käes. Liis Noormets tõstmas ja punktiks oli see Laura Reiter, kes punktida. Ja seis on 10-7. Ja pallimas siis Laura Reiter. Nii, Kohilal seekord hästi käes Mõnnakmäe. Aga jällegi Hani kukub Tartu naiskonna poole peale juba ei tea mitmes ja seis on 8-10. Et sellised kontrapallid, mis kukuvad siia maha ja mida võiks kontrapallidena üles võtta ära lahendada Tartule, ei ole täna väga edu toonud, et oleks need Hani-pallid kuidagi ära löödud, oleks seis hoopis teine. Aga nüüd, mida näitavad kohtunikud, et Ingrid Kiiski pall läks auti, jah, ründelöök, et keeras natukene palju seal vasaku käega, vaatame kordust. Ja kõvasti auti ja 9-10. Nii, ässaks. Seekord siis oli Kohila naiskond, kes Tartule ässa lõi ja 10-10. Ja pallimas endiselt Kohila naiskond 10-10. Elisa Peit, nii Tartul enam-vähem käes, Kiisk blokki. Ei jäänud vist see pall maha, aga mida näitavad kohtunikud, et pall oli ikkagi maas. Nii, pall oli ikkagi maas, jah. Ja seis on 11-10 Kohilale. Ja time out. Nii 11-10, nüüd on siis 3 punkti järjest saanud Kohila naiskond ja Tartu on oma initsiatiivi käest ära andnud, et ka servi saada korralikult kätte. Nii, nüüd nõuti siin 2 puudet Tartu naiskonnal, aga kohtunikud jätavad palli mänge, nüüd Julia Mõnnakmaa läheb siis Puki kohtuniku juurde küsima eelmist situatsiooni. Et nende meelest oli siis see 2 puudet, aga kohtunike meelest mitte.
12-10 seis. Ja väljakult tuleb ära Ingrid Kiisk ja number 5 siis väljakule, kelleks on Kerti Külm. Nii, mäng saab jätkuda 12-10 Kohila naiskond juhtimas. Nii, sinna ühetsooni, nüüd on Tartul hästi käes. Keskele Renate Pikk anitas, aga see ei jäänud maha, nüüd on Tartul uus võimalus. Kerti Külm anitab samamoodi, liiga palju hanisid on Tartu naiskonnal, et edu see ei too hetkel ja vaatame nüüd, kas tuleb Kohila naiskonnalt ka kiire vastus, aga ei, Tartu naiskond kaitses hea. No nii, ja Kerti Külm, 11-12. Ja ilus rindalöök diagonaali ja punktiks seis on 11-12 ja Tartu naiskond pallimas ja Liis Noormets. Nii, Kohilal hästi, enam-vähem hästi käes, aga ikkagi puterdatakse ära see pall. Nüüd on Tartul kiire vastuse võimalus. Aga blokist auti lõi number 5 Kerti Külm. 12-12. Ja pallimas siis peaks olema Tartu naiskond ja endised Liis Noormets. Nii, nüüd on Kohilal hästi käes, nurka läheb tõste. Blokiga on seal Kohila jällegi raskustes. Karpuusin oli blokiga raskustes, nüüd mõlemad poolt hea kaitsemäng. No nii, anitas seal Bertense maha jäänud. Nii, nüüd puterdavad Kohila naiskonna liikmed kaitses ja ei saanud Pille Vahtra korralikult seda palli maha võetud ja 13-12, et jällegi käib see mäng siia-sinna, et kord ühele 4-5 punkti järjest, kord teisele naiskonnale. Ja pallimas siis Liis Noormets ja ässaks Liis Noormets ja seekord siis nüüd on siis Tartu naiskond 2 punktiga taas ees, 14-12, et seisul 10-12 seisul 14-12 Tartu naiskond juhtimas ja time out. Nii, 14-12, kolmas game ja Tartu naiskond juhtimas. Ja taas Liis Noormets pallimas, aga peale time out'i siis palling out'i, et seisuks 13-14. Ja seekord siis pallimas juba Julia Mõnnakmäe Kohila naiskonnast. Nii, Tartu naiskonnal on enam-vähem käes. Kerti Külm anitab, nüüd on siis kontrapall nurgast Tartul, Elis Vennola. Seal on kahene blokk ees. Nüüd antakse pall lihtsalt Kohila poole peale, vaatame, missugune lahendus Kohilalt tuleb. Kertu Laak ja 14-14. Ja järjekordne viigiseis siis. Tablool 14-14. Ja Julia Mõnnakmäe, hästi palju sõritakse Tartu naiskonna libero peale. Liina Kais võttis selle sõrvi vastu, aga Tartu rünnakust asja ei saa. Nüüd jällegi väikest ebakõla siin, et vaatame Elis Vennola rünnakut, ei jää ka see maha. Aga nüüd võimas rünnak. Oli see Karpuusina seal, aga ei jää ka tema, pall maha nüüd uuesti nurgast. No väga pehme rünnak on Kohilal hetkel ja Elis Vennola punktiks, peaaegu, aga ikkagi punktiks jaa, sest kukkus see pall maha. Pille Vahtra ei jõudnud, et väga pikk pallivahetus oli. Vaatame veel kordusest, tõste madal. Nii, aga jalaga ilmselt päästis Julia Mõnnakmäe selle palli, aga Pille Vahtra ei jõudnud siis kaitses selleni.
nii nüüd kutsutakse Mõnnakmäe sinna esimese kohtuniku juurde ja tuleb siis ilmselt kollane kaart treenerile millegi pärast või ei saagi täpselt aru, kas treenerile või mängijale. Sinna treeneri pingi poole seda näidati ja seis on 15-14 ja arvata oli, et selline play-off jällegi närviline on ja ilma kaartideta see mäng siis seekord ei jäänud ja kollane kaart. Kohila naiskond, iga järgmine kaart on siis juba punane ja punkti väärt. 15-14 ja pallimas siis Tartu naiskond ja Kerti Külm. Nii, võrgu kohale läks Julia Mõnnakmäele see tõste kohta, aga suutis ilusasti ette tõsta, Kohila naiskonna rünnakust taissa ei saa. Nüüd jalad maast juba, Elis Vennala ründab. No nii, Karpuusina kaitses Tartu naiskond võimetu ja 15-15. Ei saanud Tartu naiskond seda 2-punktilist edu siis ja tuli 15-15 viiktabloole. Aga mõlemad naiskonnad kaitses on väga ilusat finaali väärilist mängu näitamas. Nii, Liina Kais võtab vastu. Normets tõstab, Renate Pikk ebaõnnestub keskelt ja Kertu Laak hanitab, ei jää ka see maha nüüd. Tartu lahendus, Renate Pikk ühesesse plokki ja 16-15. Eesti Võrkpalliliidu meediapartnerid on Postimees, Kanal 2, Kanal 12, Raadio Elmar. Parim valik selge see ehituse ABC. Veespa, Tartus Riia 2. See põnev mäng on jätkumas ja 16-15 Kohila naiskond on siis pallimas, aga vahepeal siin jällegi väike segadus ja ajasid juttu siis mängu teine kohtunik Margus Pärsik ja Tartu peatreener Andrei Ojamets, aga tundub, et kõik on korras ja mäng saab jätkuda. Nüüd on plokiga raskustes Tartu naiskond, oli see Kadi Mägi punktiks. Ja täna tuli ka üks hea uudis veel Tartusse, et naiste esiliiga pronksmedalid on saanud Tartu naiskond Mektus. Tartu naiskond Mektus siis esiliiga pronks ja Silver Koni siis esimene treeneri aasta debüüt kohe pronksmedaliga lõppes, nii et õnnitlused Mektus Tartu naiskonnale, aga siin Tartu naiskond siis püüdmas kas hõbemedalit või kuldmedalit Eesti meistrivõistlustel hetkel ja 17-16 Tartule. Ja ühepunktiline on siis Tartu naiskonna edu hetkel. Nii, äsaks oli see Renate Pikk ja 18-16. Tartu naiskonna edu väga lähedal nüüd. Ollakse juba siin ka teise geimi võidun, et 2-1 ette minna, aga ikkagi 7 punkti on sinna minna, see on pikk maa ja time out Kohilale.
nii, 18-16. Kolmas game Tartu Ülikool Eden juhtimas Kohila võrkpalliklubi vastu ja pallimas siis Renate Pikk, kellel on selline väga ebamugava planeering palling ja ässaks Renate Pikk, et on siis selliseid serve Renate omandanud Viljandi spordikoolis Merle Keerukaja käe all. No nii, Kohila naiskond on jäänud nüüd raskusse seisu, ka teine võõrleegionär number 12 Anastasia Koorina jällegi vahetatakse välja ja tuli siis väljakule, kui ma ei eksi, Katleen Kangur. Nii, pallimas Renate Pikk sinna ühe tsooni ja ässaks, no nii. Renate Pikk paneb siin publiku elama, sest 20-16 on Kohila naiskond jäänud nüüd kolmandas game'is küll raskesse seisu, et vaatame, kuidas sellest Kohila naiskond välja tuleb, et jällegi Renate Pikk pallimas, et vaatame, kas läheb sinna ühe tsooni jälle pallim. Nii on Katleen Kangur nüüd enam-vähem käes Kohilal, Mõnnakmäe tõstmas. Ei saa kuidagi Kohila naiskond rünnakud maha, et Tartu naiskonna vastus ja blokist auti, et Kadi Mägi, et kui Tartu naiskond kuidagi kavallalt lööb nüüd palli siin blokist auti, siis Kohila naiskond püüab raiuda neid Tartu naiskonna väljakule, aga seal on ikkagi mingisugune plokilatt vees ja ei kipu need pallid Tartu naiskonna poole peale maha jääma ja 21-16 Tartu naiskond kolmandat game'i juhtimas. No nii, jällegi Kohila naiskond vastuvõtuga raskustes. 4. tsooni oli see Silvia Pertens, kes ründas, aga nüüd siis puterdavad Tartu naiskonnad kaitses ja väga vajalik punkt Kohilale, 17-21. Ja vaatame, kas Tartu naiskond nüüd saab selle väga vajaliku punkti endale või saab Kohila, mida näitavad kohtunikud Auti, Laura Reiter ja 18-21. Tartu naiskonnal peaks olema veel üks time-out kasutada. Ja Agnes Karm pallimas. 21-18. Väga kerge serv, nüüd vaatame, mis lahenduse Tartu pakub, aga keskelt plokki Laura Reiter jällegi ja Kadi Mägi siin oli tegelikult nurgas vaba, et oleks võinud see tõste võib-olla sinna minna, aga time-out Tartule ja 19-21. Kolmas game ja Tartu naiskonna jaoks nüüd väga olulised hetked kogu selles finaalseerias, et kas saadakse nüüd sellest raskest seisust üle ja saadakse 22 punkt või mitte. Väga kerge serv, no Tartul on nüüd ilmselt punkti vaja, aga plokki Kadi Mägi ja 20-21 jälle see mäng käib seal 4 punkti siia, 4 punkti sinna ja 21-20 on veel Tartu juhtimas. Ingris Suvi mängu ja Elis Vennola välja. 21-16 Tartu naiskond juhtis, aga nüüd ei ole väga lihtsalt Agnes Karmi servi suudetud punktiks realiseerida ja Agnes Karm siis 5. korda servima ei saada seda ka servi korralikult kätte, aga Kadi Mägi lööb antenni selle palli ja nüüd on küll väga ühekülgseks see Tartu lahendus, rünnaku lahendus läinud ja 21-21. No nii, Agnes Karm pallimas. Jällegi väga kõrge kaarega, Liina Kaisilt hästi käes. Ingris Suvi plokki ja plokist pall väljakule ja 22-21, 6 punkti Kohilale järjest. Sidemängijate vahetus. Ilmselt tulemas Liis Noormets välja ja Krista Kotselainen väljakule. Nüüd on Tartu naiskond ja Andrei Ojamets jäänud ise väga raskesse seisu. 21-22.
Nii, kuhu läheb siis Tartu naiskonna järgmine tõste, väga kõrge kaarega serv keskele, no seal on plokk ees Laura Reiterile 23-21, uskumatu. Kohila naiskonda on nüüd võtnud 7 punkti vahepeal järjest. Aga toimuvad kõik tagasivahetused, et Liis Noormet sisse ja Elis Vennola samamoodi. No nüüd on jah, selle finaal kogu seeria väga olulised hetked Tartu naiskonna jaoks, et kui see game ära kaotatakse, võivad siis jalad üldse alt ära minna ja kogu see mäng ja seeria ära kaotada saada, aga vaatame. Ei saa plokist jagu Tartu naiskond ja 24-21. 8 punkti saada Eesti meistrivõistluste finaal mängus järjest väga kõrge kaarega serviga, mitte midagi ütleva serviga on jah, natukene uskumatu. 24-21 ja taas tulemad siis Agnes Karmilt selline väga kõrge kaarega palling, no Tartu rünnaku lahendus on siis selline, et Kadi Mägi seda palli maha ei löö ja Kertu Laak ei lõpeta ka seda game'i veel, nüüd Tartu naiskond päästab ja Kohila naiskond ründab, et vaatame nüüd seda lahendust nüüd. Ja Kertu Laagi Hani lõpetab selle game'i 25-21 ja jääme ootama 4. game'i. Vaata Unibetis enam kui 30 000 võistluse tasuta otseülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. VVH esitleb Roto katuseaknad. Pargi Europargis toetad Eesti võrkpalli. Eesti võrkpalli toetab zone.ee. Pallid toob kohale ABC Rent. Kiire ja lihtne autorent. Eesti Võrkpalliliidu meediapartnerid on Postimees, Kanal 2, Kanal 12, Raadio Elmar. Parim valik selge see, ehituse ABC. Veespa, Tartus Riia 2. Võrkpalli toetab Bigbank. Eden, terve pere paradiis. Eesti naiste meistrivõistluste finaalseeria ja teine mäng Tartu Ülikooli spordihoones ja eelmise game'i siis Tartu naiskond 21-16 eduseisus kaotas 21-15 ja vabandust, 25-21 kaotas selle game'i ja vaatame, kas see nüüd lõi ka Tartu naiskonnal jalad alt ära nii selles mängus kui ka kogu seerias, sest psühholoogiliselt on ikkagi väga raske jah, sellises eduseisus
olles skeemi kaotust vastu võtta, aga no loodame kõige paremat ja esimene punkt igal juhul 4. skeemis Tartule ja 1-0. ja pallimas siis Tartu naiskond. Nii, Kohila nüüd vastuvõtuga raskustes, et 2-0 Tartule, et tund ja 25 minutit mängitud. ja pallimas Tartu naiskond. Nii, Kerti Külma pallingu said Kohila naiskonna liikmed kätte ja Kertu Laak diagonaali punktiks. ja pallimas siis Kohila naiskond ja Anastasia Koorina. Nii, Tartu vastuvõtuga raskustes. On seal Elis Vennalal plokk ees ja 2-2. ja pallimas Anastasia Koorina, kes esimeses mängus tõi siis 9 punkti oma naiskonnale. Nii, Tartul hästi käes. Tõste nurka, plokist auti ja Kadi Mägi. ja seis on siis 3-2 Tartule. ja vaatame, kuhu läheb see järgnev palling siis. Tartu naiskond ja Renate Pikk, kes eelmises skeemis pallinguga tõi 4-5 ässa järjest, aga ei suutnud siis naiskond seda eelist ära kasutada ja geimi võitu võtta. Nüüd on Mõnnakmäe tõstmas. Kertu Laak üldiselt diagonaali need pallid ikkagi punktiks lööb kõik ja seis on siis 3-3. ja pallimas number 11 Agnes Karm. Nii, Tartu naiskonnal hästi käes, nurka jällegi tõste. Kadi Mägi plokist auti ja 4-3. ja pallimas Tartu naiskond ja selleks peaks olema siis Elis Vennola. Nii, nüüd on Silvia Pertens vastuvõtuga raskustes ja ei suuda Kohila naiskond seda Anastasia Koorina ebatäpset tõstet enam siis Silvia Pertensi näol punktiks lüüa. Läks see pall võrku ja 5-3. Auti näitavad kohtunikud, läheb see Elis Vennola palling ja 4-5. ja pallimas siis Kohila ja Kertu Laak. Nii, väga hea palling, Tartu on raskustes vastuvõtuga rünnakust. Väga asja ei saa, aga Kohila naiskond natuke puterdas kaitsest ja järjekordne hani kukub sinna Tartu naiskonna 6 tsooni. ja seis peaks olema siis 5-5. ja pallimas siis Kohila ja Kertu Laak. Nii, jällegi sinna 5 tsooni, Mägi võttis hästi servi vastu, Elis Vennola tagantliini rünnak ei jää maha. Nii, Mägile tõste kuidagi selja taga, aga punktiks. ja seis on 6-5 Tartule. ja pallimas siis Tartu naiskond ja Kadi Mägi. Nii, Kohila vastuvõtuga raskustes. Silvia Pertensi ründelööki ja maha. Nüüd Liis Noormets proovis sellist hani lükata. Aga nüüd siis Julia Mõnnakmäe hanitab. Vaatame, Tartu treenerid appelleerivad midagi. Et libero andis eest liinist sööduga selle palli Julia Mõnnakmäele, hetkel ei saanudki aru, et kas see oli nii. Vaatame, kas me kordust näeme veel sellest situatsioonist. Andis jah eest liinist ja punkt peaks minema Tartule. ja
ja selline huvitav situatsioon siis, et libero tõstis eest liinis sõrmedega ja sidemängija ründas seda palli, mis oli võrgust kõrgemal ja punkt Tartule. Aga nüüd, mida näitavad kohtunikud outi, apelleeritakse, et see oli sees pall, aga kohtunikud näitavad, et see oleks outi ja 6-7 jällegi väga närviliseks on see 4. game siin läinud. No jaa, selline otsus siis hetkel piirikohtunikelt oli 7-6 Tartu naiskond juhtimas. Nii, plokki Tartu naiskond ja 7-7. Ja pallimas Kohila naiskond viigiseisul. Nii, Tartu rünnaku võimalus. Pehmeks jäi see Kerti Külma rünnak, aga ka Kertu Laagi rünnakust asja ei saa, aga blokk on ees seal. Kerti Külma ajal 8-7 tehniline time-out. Eesti Võrkpalliliidu meediapartnerid on Postimees, Kanal 2, Kanal 12, Raadio Elmar. Parim valik selge see, ehituse ABC. Veespa, Tartus Riia 2. Nii 8-7, Kohila naiskond juhtimas 4. game'i ja pallimas peaks olema Silvia Pertens. Nii, Tartu hästi käes. Kiire tõste sinna Kerti Külmale, aga jällegi blokk ees seal ja liiga 1-1 jällegi Tartu rünnak on läinud ja ollakse 2-punktilises kaotusseisus. Nii, pallimas siis jällegi Kohila naiskond ja Silvia Pertens. Liina Kais. Jällegi selline huvitav situatsioon seal võrgu kohal, millest Tartu naiskond jääb kaotajaks ja 10-7. Ja pallimas jällegi Silvia Pertens, et Tartu naiskond vastuvõtuga raskustes palli maha ei saada ja tulemas siis kontrapall jällegi Kohilale, vaatame, mis lahendus tuleb. Elisa Peit, aga outi annab veel Tartu naiskonnale siis hingamisruumi Elisa Peit. Vaatame kordust. Outi jah, pool meetrit. Ja seis on 10-8 ja pallimas siis Tartu naiskond. Nii, lahendus siis selline, et number 12 naerutab palli Tartu naiskonna põrandasse Anastasia Koorina. Ja pallimas Elisa Peit. Nii, Liina Kais võtab vastu, Normets tõstab, Elis Vennola. Nüüd on siis kontrapall jällegi Tartul ja oli see Kiis, kes ründas, aga ei jäänud see pall maha, väga pehme ründelöök. Ja Kertu Laak, outi näitavad kohtunikud, et Peeter Vahtra, Kohila peatreener, on pahane, et edu võiks olla juba 4 punkti Kohilal, aga peale rünnaku vigu siis mis Kohilal on olnud siin paaris situatsioonis, on ikkagi see edu seis vaid 2-punktiline. Ja pallimas Elis Vennola. Nii, Koorina võttis vastu, ise saab ka rünnata ja võimsalt punktiks Anastasia Koorina.
ja pallimas Julia Mõnnakmäe. Nii, Kadi Mägi võtab vastu, Liis Noormets tõstab. Oli kuidagi madal, Kiisk seda punktiks ei löönud, nüüd on uus võimalus Tartul. Nii, nurka oli see Elis Vennola, jah, et väga kerge pall siin Kohila naiskonna poole peale, jällegi jalad maast praktiliselt, Elis Vennola selle punkti tõi ja Peeter Vahtra, Kohila peatreener, jällegi päris pahane. No hoiab kuidagi Kohila veel Tartut siin 4. skeemis mängus, et 2 punkti on Tartu naiskonna kaotusseis hetkel. Aga võrku läheb Serbia 13-10. Ingrid Kiisk võrku ja seis on siis 13-10 juba. Ja pallimas siis Anastasia Koorina. Nii, tõsta selja taga, Kadi Mägi rünnakust asja ei saa ja Kertu Laaka karistab kohe selle ära. Seis on 14-10. Time out Tartule. Neljas game siis naiste finaalmängus täna siin Tartus, Kohila ja Tartu Ülikool Eden ja 4. game'i juhtimas siis Kohila 14-10. Nii, kõrge kaarega serv jällegi, et vaatame Tartu lahendust. No nii, Vennola hanitab ja Kertu Laak plokist auti 15-10. Väga ühekülgne nüüd Tartu rünnak ja ei ole probleeme Kohilal selle mängu dikteerimisega hetkel. Sidemängijate vahetus Tartul. Liis Noormets välja ja Krista Kotselainen platsile. Ja 15-10. Nii, nüüd on Tartul hästi käes. Nurka. Kadi Mägi plokiga kinni 16-10 ja tehniline time out. Eesti Võrkpalliliidu meediapartnerid on Postimees, Kanal 2, Kanal 12, Raadio Elmar. Parim valik selge see, ehituse ABC. Veespa, Tartus Riia 2. Neljas game ja pallimas siis Anastasia Koorina. Nii, Tartu naiskond vastuvõtuga raskustes, Elis Vennola plokiga kinni. Nüüd siis nurgast jällegi Kadi Mägi plokist auti, plokist platsile näitavad kohtunikud ja punktiks Tartu punkt. Ja pallimas siis Renate Pikk. Nii, Pille Vahtra võtab vastu Mõnnakmäe, nüüd tõstab. Silvia Bertens plokist auti ja 16-11, vabandust, 17-11. Nii, vahetus.
Agnes Karm välja ja Katleen Kangur servima. Nii, Katleen Kanguri palling siis sinna ühe tsooni libero peale, nii keskelt tõste Tartul madal, aga ikkagi Kohila kaitses kätte ei saa. 12-17 ja vahetus. Agnes Karm väljakule tagasi ja Katleen Kangur pingile. Ja Tartul sidemängijate tagasi vahetus. Liis Noormets platsile ja Krista Kotselaine pingile. Ja siis on siis 12-17 Kohila vastuvõtuga raskustes. Koorina lükkab lihtsalt selle palli üle. Vaatame nüüd Tartu lahendust. Kadi Mägi blokiga raskustes. Nüüd odavat punkti tahtis Laura Reiter, lükkas lihtsalt Ani Kohila naiskonna poole peale ja Kertu Laak. Kiire vastus 18-12. Time out Tartule. Nii 18-12 ja Kertu Laak pallingu joone taga. 6 punkti on siis Kohila naiskonna edu hetkel. Nii, väga tugev planeeriv palling, Tartul hästi käes, nurka jällegi Kadi Mägile, kõrge kaarega Ani muidugi maha ei jää ja sealt tuleb siis Silvia Bertensöi ründalöök, mis jäi blokki kinni, uuesti Bertens ja ka blokis seekord raiub Tartu naiskonna poole peale ja 19-12. Väga turvaline edu on nüüd Kohilal. 19-12. Nii, planeeriv palling ja ässaks näitavad kohtunikud. Nüüd Tartu naiskond on lagunenud juba ja ka treenerid istuvad lihtsalt pingi peal. Andrei Vaemets ja Hendrik Rikand ja ega siin hetkel suurt midagi teha ei ole jah, kui ainult serv vastu võtta ja pall maha saada, aga sellega Tartu naiskond hetkel ei ole hakkama saanud ja 20-12. Kertu Laak, nii, enam läheb serv käest Tartul, Kadi Mägi, no juba ei tea mitmendat korda pannakse Kadi Mägi seal nurgas kinni ja seis on siis 21-12. Kuidagi väga ühekülgseks jah, on see Tartu rünnak läinud ja sidemängija töö, et proovitakse sealt neljatsoonist, aga see ei ole edu toonud, et vaatame, kuhu läheb järgmine tõste. Taha liini Elis Vennalale ja punktiks 13-21. Ja valimas siis Kadi Mägi. Nii, Bertens võtab vastu Mõnnakmäe ja keskelt Elisabeth punktiks seisuks 22-13. Ja pallimas Silvia Bertens. Nii, ühe tsooni Kadi Mägi võtab vastu, Liis Noormets tõstab. Kerti Külm ja ühe tsooni punktiks, selline rannavollelik löök. Tõksi ja taha piiri äärde ja punktiks. Ja 14-22. Nii, Pille Vahtra vastuvõtuga raskustes, Koorina blokist auti ja võrgu puude ka veel Tartule. Ja 23-14 ja Elisabeth pallimas.
aga võrku Liisa Peit ja 15-23. Tartu naiskonna poole pealt vaadatuna ja pallimas Liis Noormets. Nii, Kohilal enam-vähem käes, Koorina ründab. Aga plokki ja plokist palli väljakule. 16-23, 7 punkti siis Tartu naiskonna kaotusseis. Ja pallimas siis Elis Vennola. Nii, Koorina peale Mõnnakmaa tõstab lihtsalt odava Ani, lükkab sinna odavat punkti, tahtis Julia Mõnnakmaa, aga ei. Tartu sai selle Ani kätte, nüüd on uuesti Mõnnakmaa tõstmas. Koorina. Aga ei, Tartu naiskond päästab. Oli see Elis Vennola, kes ründas. Aga ikkagi Kohilat vastus ja 24-16 ja oleme siis tund ja 45 minutit mänginud ja esimene Mats pall siis Kohilale, 24-16. Nii, Liis Noormets tõstmas neljatsooni. Kõrge kaarega Elis Vennola ründelöök maha ei jää ja lõpetab siis Silvia Bertensena mängu 25-16. Võitis siis teise mängu Kohila naiskond ja kahtlemata Tartu naiskonnal olid suured võimalused selles mängus, et kolmanda geimi suur eduseis 21-16 mängiti maha ja see tähendab seda, et neljanda geimi juba suhteliselt lihtsalt võitis Kohila naiskond. Ja see seeria peaks nüüd tagasi minema Kohilasse, 7. aprillil peaks olema mäng siis kell 19.00 Kohila spordihoones. Aga Tartu naiskonnal väga palju poolehoidjad oli, täna saal oli suhteliselt täis ja seda oli rõõm tõdeda. Aga Tartusse täna juba üks Eesti meistrivõistluste medal tuli, et naiste esiliigas siis pronksmedali sai Tartu naiskond Mektus. Ja Kanal 12 ja Postimehe järgmine ülekanne on juba järgmisel pühapäeval algusega kell 17.00, kui algab Eesti meeste meistrivõistluste poolfinaalseeria ja kohtuvad siis Pärnu võrkpalliklubi ja Selver Tallinna Audentese spordihoones ja Kanal 12 naaseb siia Tartusse juba esmaspäeval 3. aprillil, kui poolfinaalseeriat alustavad Rakvere võrkpalliklubi ja Bigbank Tartu meeskond ja tänase ülekande tõi teieni postimees.ee ja mängu kommenteeris Gert Kärner ja soovime teile ilusat pühapäeva õhtu jätku.